Paide linnameeskonna keskkaitsja Tambet Anso, et milline on esimene emotsioon pärast 4-3 kaotust Levadiale? No emotsioon on ikka väga paha selles mõttes, et me lasime nii palju väravaid lüüa, et viimases kolmas mängus oleme lasknud ühe ja siis nüüd selle mängu lasime nagu 4 väravat, et selles mõttes, et ei saa üldse sellega rahule jääda selle tulemusega, aga et meil oli nagu võimalus ära hoida, aga kahjuks ei suutnud. Kui võtta mänguperioodidena, siis esimene periood jäime kohe kiirelt 2-0 taha, et kuidas keskkaitsjana kommenteerid, et kas oli taga ebakindel või tuli Levadia üllatuslikult agressiivselt peale, kas me ei olnud selleks valmis? Ei, me teadsime, et tuleb kindlasti siuke võistluslik mäng, et seal Levadia on siuke füüsiline meeskond, et nad nagu löövad neid pikkasi palle sinna ette. Aga seal väike eksimus oli vist väravahi pool ja natuke õnne oli ka Levadial, et see vastu peatale kukkus ja sisse kukkus. Teine moment oli muidugi see, et sai löögile karistusest väljas ja lõi ilusti nurka ära. Et seal kindlasti oleks pidanud ette pidanud iskuma või kuidagi seda lööki paremini takistama. Aga esimese poole lõpp suutsime väga raskest seisust tagasi tulla. Et lõime omad võimalused ära. Jah, et selles mõttes, et kindlasti Oistil oli see magus siuke väravad, et oma endisele klubile nagu oli värava. 2-2 oli muidugi poole ajal läksime ilusti. Aga Aga teine poolaeg, et äkki valgustad seda momenti, kus siis Levadia poolelt Miško teenis punase kaardi ja Paide poolelt teenis oma teise kollase ja ühtlasi punase Reinsoo. Seal vist oli see, et väravat püüdis palli kinni. Ma ise nagu siit kaitses täpselt seda kööbi momenti näinud, et vist oli kööbile löönud küüranukiga. Ja siis Eerik läks ka sinna midagi torkima ja siis Miško muidugi viskas väga ilusti ennast pikali sinna maha, et nagu oleks ta löönud. Ma küsin Eerikast, kas ta lõi ja ei löönud, mulle ütles, et ta ei teinud midagi talle. Aga ta ütles, et ta saab kindlasti kollase ka juba ära, et ta teadis seda. Ja mängu lõpus siis võib öelda, et puhtalt füüsise ja kvaliteedi pealt Levadia lõi oma võiduvärava ära. Jah, 10-10 oli neil siin platsi peal nagu rohkem ruumi ja tegi ilusti äärest ära ja andis senderudus ja nendel kastis oli nii palju ja üks mees ei markeerimata ja lõi sisse ja mängu lõpp oli raske, me ajusime alla. Me oleks pidanud kindlasti liine kõrgemale tõmbama, et meil oli nii ründajaga oli liiga pikk vahe, et need teised pallid kõik kukkusid Levadiale. Et selles mõttes, et siit sai hea kogemuse. Ja kuidas nüüd edasi, et järgmine mäng juba Tallinna Kaleviga, kes on teadaolevalt ka päris agressiivne meeskond, et vist see aasta väga kergeid mänge ei olegi. Ja meistriliigas pole ühtegi kerget mängu, võin kohe öelda, et kõik mängud on rasked siin, et ega me läheme kõiki mängu võitma. Et ükskõik, kes meil vastu tuleb, et kõik nagu on võidetavad. Seda näiteks ka Kaljuga mäng ja tänane mäng, või vähemalt punkti saada või võidetavad. Et mina isiklikult küll ei näe ühtegi meeskonda, keda me peaksime kartma siin meistriliigas, aga tuleb raske pingutus ja kui me keskendume ja suudame nagu head mängu näidata, nagu näitasime Sillamäe Narvas ja Infoneti vastu, siis on nagu võidetavad kõik, et Tallinna Kalevi vastu me läheme kindlasti võitma seda mängu. Selge, aitäh!